Tere! Täna räägime me nobedast niitmisest. Sellised nullpöörderaadiusega murutraktorid on ära võlunud just kommunaalteenuse osutajad tänu sellele, et aparaadid võimaldavad väga suurt liikumiskiirust ning on ülimalt hea manööverdusvõimega. Pühapäevaniitja ehmatab aga ära selle masina kangjuhtimine, mis on ülimalt tundlik ja vajab ülimalt hoolikust just kallakute peal töötamiseks. Tänase päeva hea uudis on see, et meil on ka harrastajale pakkuda väga mugavat ja kiiret niitmist võimaldav traktor, millel on nullpöörderaadiusega traktori manööverdusvõime, mida saab juhtida roolirattaga. Tegu siis suhteliselt sellise klassikalise masinaga, millel on 107 cm lai niiduseade, saab teda panna kas siis maalu niitma või siis peenestama või siis mulčima. Masina juhtimine toimub jalgpedaaliga, ehk siis on pedaal, mida ettepoole vajutades liigume me edaspidi ja tagapoole vajutades tagurpidi, on olemas seisupidur ning rooliratas. Juhtkangidest leiame me siit käejala ulatusest niiduseadme kõrguse regulatsiooni hoova, masina tööjuhtimiseks tooreklapi, mootoripöörete regulatsiooni ning elektrilise niiduseadme käivituslüliti. Mis on nagu hästi mugavaks teeb selle masina on see, et sellega on võimalik ka kiirelt manööverdades ka tagurpidi niita, ehk siis me ei pea niiduseadet tagurdamise momendil välja lülitama. Selleks on meil siin spetsiaalne süütelüliti, millest saab siis aktiveerida võimaluse niita ka tagurpidi. Loomulikult mugavusest rääkides leiame me siit sellise kõrge seljatoega istme, panipaiga pudipadi tarbeks ning joogitopsi hoidja, mis on vägagi oluline. Masina teisel küljel on suure täitevaga ja vaateaknaga kütusepaak, kus me näeme siis, kui palju meil veel kütet töö tegemiseks olemas on. Nii, nüüd ma hüppan masina pealt maha ja räägin selle aparaadi jõuallikaks. Jõuallikaks on meil siin Kawasaki 2-silindriline täissurveõlitusega sisepõlemismootor, mis arendab maksimaalselt kuni 18 hobujõudu võimsust ning on piisava jõudlusega selleks, et teostada ka sellise tihedama muru peenestamine ja mulčimine. Et saada aga aru, mis on kangjuhitava ja roolijuhitava nullpöörderaadiusega traktori suurem vahe, siis paneme need mõlemad masinad ühe joone peale kaldpinnal ning vaatame, milles siis seisneb roolijuhitava nullpöörderaadiuse eelis kangjuhitava süsteemi ees. Mis siis kokkuvõtteks öelda? Nullpöörderaadiusega roolijuhitava traktori ka ümberkäimine on täpselt sama lihtne kui tavatraktoriga toimetamine. Lisaks saad sa siin suurema niitmiskiiruse ning võrratu manööverdusvõime. Hästi oluline on ka nullpöörderaadiusega masina puhul see, et selle traktori esirataste pöördenurk ning tagarataste pöörlemiskiirus on omavahel sünkroniseeritud, mis tõttu me siis selliste järskude pööretega ei riku ära murukamarat. Ja mis jääb mul teile öelda? Nobedat niitmist aiandushuvilistele!